Tšauki, tšau! Ja me oleme tagasi. No nii, pihvid! No nii, rahvas! Oh yeah, oh Täna yeah. viskame talksi. Mis asja me viskame? Ma teada. Okei. Cut out! Nüüd sa cut out'id selle, kui mina ütlen sulle videos, et cut out. Ei, mina ei cut out'i seda. Toibuh sa selle cut out'id nüüd. Tean. No võt nagu tekste viskame, noh, saad aru ju. Ja mida sina ütlesid mulle? Talks. Talkse viskama. Talkse viskama. Nagu las teada, mul aju juba kärssab, ilmselgelt mõistus on kadunud. Mõistus on kadunud. Seda on puru. Käib nagu kass üle tulise pudru. Anna mulle klaasides või 2 parem veel oma armastuse allika veest. Oh yeah. Oh yeah. Oh my god, mis see energia on inimesel. Ma olen küll täiesti siuke, ma olen magama ka, ma tulin töölt otse. Väga, aga mul on see üleväsimus raisk. Üleväsimus. Mul on nagu Üleväsimus, alles teisipäev on. No ongi sellest, mul ongi üleväsimus. Täna ongi teisipäev, alles teisipäev, see tekitabki mulle üleväsimust. Et täna on alles teisipäev. Mul veel 3 päeva minna nagu. Huvitav, mis siis neljapäev või reede saab? Ei taha teada, ausalt öeldes. Siis tuleb tiisku. Ma arvan, siis ta on täiesti nullis magav. Praegu küll, jah. Mis meil siis siin toredat juhtunud vahepeal on? Ja räägime teie kasulikku ka, mitte paska suust välja. Nii. Me käisime Soomes. Me käisime Soomes. Väga tore oli. Issand, nii lahe oli, me käisime kõik atraktsioonid läbi. Ja see oli nii lahe, ma tirgisin Lotta kingi peale. Ehk siis me käisime Lõbustuspargis, kui te keegi aru ei saanud juhuslikult. Linnamäkis. Aga tore oli, käisime siis mu rips. On küll kurb, et läbi. Oli tõesti kurb, jah. Ma olen veits tõbine ilmselt, nii et sellepärast lähme uuesti varsti. Aga ei oli küll tore, ma käisime seal siis minu ripsmetehniku ja tema 2 tütrega ja väga-väga tore oli. Ja ma arvan, neil oli ka tore. Selline väike girls trip. Oo jah. Mis me veel tegime? Käisime Normalis ja ostsime igasugust pudi-vadi. Ja kõik oli vajalik. Siis käisime Saabis, siis tore oli Saabi süüa läbi ikka ja nüüd ma teile ka isu peale. Taco Bellis. Ja Taco Bellis. Ja ei nagu selles suhtes väga tore trip oli ja juba iga aasta käime ikkagi 1 korra vähemalt. See on nagu traditsioon. Mul oli 6 aasta järjest nüüd Linnamäkis. No meil pelega poole vähem, aga. Jah, need olid 3. Jep. Aga väga tore oli. Mis me veel tegime? Nagu Soomes või mis? Ei, üleüldiselt. Siis kodukohvikute päev oli. Mulle läks juba ära ihtusse peast. Ja kuna mulle tundus väga vähesed käisid nagu podcasti osas meil külas, isegi meie sõbrad ei käinud. Mis on kurb. Nii et kui te podcasti kuulete, siis what the fuck nagu. Pitsa saate raisk. Aga jah, selles suhtes läks nagu väga hästi, isegi kui algus oli küll siuke, et ilm oli mega halb ja siis ma mõtlesin küll, et mine pekki vaata, et no ei tundunud üldse, et me saaks üldse oma asja maha müüdud. Aga lõpuks jäime 1000 kasumisse, nii et nagu... Algus me mingi rahulikult chillisime seal ja siis veel Jonna tegi meile süüa. No muidugi, kui toit valmis sai, siis tuli inimesi niimoodi sisse, et vähe polnud veel, kui nägin 1 ampsu sain burgerist ja siis juba inimene vahtis otsa. Ma tahaks süüa. Tere, sa ei näe, ma söön või? Tahaks süüa, sa ei näe, ma söön või? Tule tagasi hiljem. Sain 1 ampsu selle meki suhu burgerist ja siis tuleb mingi lõust vahib otsa. Tahaks süüa. Ja siis see purkse, kus sa tampsu ammust on tootab sind. Mine istu ootama, söön ära. Siis saad. Aus. Ei, reaalselt nagu toitud olid maitsvad ja mina olin juba kella 4 üleval hommikul või nagu ma pidin asju tegema perse. Aga... Mul oli juba kell 6 vaevu sain püsti. Aga nagu ma oleks hiljem ärkama ei oleks jõudnud ka. Fakt on. Aga ei, selles suhtes see oli väga tore ettevõtmine. Ma arvan, et järgmine aasta uuesti, nii ma väga loodan, et ma näen teid siis seal. Muidu oli väga äge ja meil oli väga nice setup seal kõik.
ma lihtsalt hakkan praegu actually mõtlema, ma olen suht pettunud oma sõpradest tegelikult. ja ma nagu enne ei mõelnud, ma ei jõudnud mõelda. ma ei jõudnud ka sellele mõelda, aga nüüd, kui ma hakkan tagantjärgi mõtlema, siis nagu ma nägin nagu päriselt actually paari oma sõpra nii-öelda. Ja minu arust nemad olid ka just nagu üllatused, et nad üldse tulid. ja kes muidu nagu tavaliselt nagu ei käiks või tuleks, vaata. Aga nad tulid ja siis nagu need põhiinimesed ei tulnud. Ja ma ei jõudnud sellele hetkele sellele mõelda, aga kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis see on nagu kummaline. See näitab midagi. Võib-olla, ma ei tea. No ega me ei jõudnud jah selle kõige sees mõelda ja esmaspäeval ka ega väga selle peale ei mõtle, vaata, sest et me olime kõik sellest nagu väsinud ja sest noh, see oli ikka raju päev, noh. See oli päris ulm ja selles suhtes ikkagi ma nägin nii varakult olime üleval ja siis nagu ma vist käisin ennem 10 vetsus järgmine, et ma läksin kell 7 vetsu alles. Ma olin nagu WC. Noorm. Miks see ka eksisteerib? Et lihtsalt ei jõudnud. Et jah. No kahju oli sellest, et ilmaga ka veits nagu läks, ma arvan, meil oleks veel parem kasum olnud. Kuigi ma arvan, et siis meil oleks küll nagu toidu tulnud nii otsast. Varakult otsas juba. No, aga samas ongi hea, vaata esimene kord saime nagu õppida ja siis järgmine kord nagu teame paremini, mis müüb, mis inimestele meeldib, vaata. Ja loodetavasti meil järgmine aasta äkki veab ilmaga rohkem, et siis saab nagu veel ägedamalt teha. Oh yeah. Mina olen väga valmis, ootan juba põnevusega. Veel suuremalt sinna Tupik tänavasse selline. Ja, et ei, selles suhtes oli nagu äge asi, olen väga happy, et me ära tegime selle. Peaks high-five viskama või? Jah. Kolmekesi mingi. Ei, selles suhtes jah, cool värk oli. No ja ega ma ei tea, mis me siin veel teinud olema. Aga nagu midagi. Olidki ettevalmistused juba nii pikad, et see oli juba nagu... Kiirelt nagu läks, ma käisin kinos. Ma ei tea, rohkem väga midagi ei teinki nagu. No oligi, me alustasime juba reedel õhtul valmistust. Ma põhimõtteliselt esmaspäevast reedeni käisin tööl ja siis õhtul panin edasi kuni pühapäevani ja nüüd olen uuel nädalal juba peal. Okei, see seletad nii mõndagi. Ja see seletab mõndagi mu olekust. Aga ei, no sisukas nädalavahetus oli meil. Vägagi. Ja oligi, käisime Soomes ja siis meil oli vaba päev ja mis vabal päeval su emsi sünnipäev oli. Minu emsi sünnipäev oli, seda tähistasime. No ma räägin, me isegi ei ole jõudnud filmida siin, sest lihtsalt nii kiire on, kas oleme tööl või siis on mingi tegevus või blablabla. Sünnipäevad, asjad, üritused, igal pool on midagi. Nagu algselt olime plaan eile filmida, aga siis oligi see päev, kus me taastusime sellest kodukohvikute päevast, lihtsalt nagu ei jõudnud, ei jaksanud, ei suutnud. Et praegu me lihtsalt ei jaksagi neid konkreetselt nagu kuidas ma ütlen, iga aeg nagu, või õigel ajal välja anda neid videoid, et see on lihtsalt hetkel väga keeruline või nagu, et leidagi see ühine aeg. See on nagu suve viimane kuu, vaata, siis meil on kõik asjad vaja nagu ära teha, enne kui nii-öelda sügis peale hakkab ja no arvatavasti sügis läheb juba natuke nagu rahulikumaks selle koha pealt, et üritusi ei ole enam nii palju. Ma mõtlesin, et juunegraafikut ja mina olen täiskohaga tööle, nii et see saab keeruline olema, aga eks näis kindlasti, kuna järgmine nüüd see episood, mis täna tuleb välja, siis peale seda tuleb veel üks episood ja siis on meil teine hooaeg läbi ja ma arvan, et siis me võib-olla teeme pisikese pausi. Kas 3 nädalat, 4 nädalat, vaatab, et veits võtame aega ja vaatame, mis edasi saab. Et jah, mõtleme natukene. Et kuna 3. hooaeg ka juba läheb, siis tuleb juba hakata mõtlema, et nagu mis edasi ja kuidas ja... Et üks võimalus, mida me oleme siin mõelnud, on see, et me ikkagi teeme võib-olla selle tasuliseks selle podcasti. Et seda kuulab siis vähe, aga kuulavad päriselt inimesed, kes seda kuulata tahavad. Ja on nõus sellest natuke maksma, et lihtsalt te peate aru saama, et me hetkel teeme ju seda tasuta. Et selles suhtes, et lõppkokkuvõttes ikkagi need videod jäävad meile alles mälestuseks ja need lähevad üles ikka, aga lihtsalt jah, inimesi on see arvatavasti vähem, kes seda kuulavad. Aga noh, selles suhtes, et kellele päriselt meeldib, see on nõus selle eest natukene plekkima ka. Just, täpselt. Ma arvan, see on mingi 4 euri kuus või? Midagi siukest. Selles suhtes ei ole mitte midagi erilist vaata.
aga lihtsalt ongi, et me saaks ka natukenegi selle pealt, et või kas või me saaksime selle raha, et mida me maksame nagu valgustiste ja asjade eest, vaata. jah, et see on ikkagi omamoodi kulu ja et vähemalt midagigi saaks sellest tagasi nii-öelda. Nii on, et või kui sa seal vaatad ja mõtled, et võiks meid sponsoreerida, siis me oleksime väga tänulikud selle eest. See oleks ka väga nunnu. Et või kui sa tead kedagi, kes tahaks 3 tüdrukut sponsoreerida nende tegemistes, siis me oleme väga tänulikud selle eest või noh, võtke meiega ühendust. Ei tea, vot. Ja minul on sünnipäev tulemas kohe. Ma kohe ütlen, meil on 4 päeva pärast täpselt. Järgmine stressiallikas. Tegelikult ei ole. Jah, kõik on kontrolli all. Jah. Oh my god, ma suutsin 10 korda tülli minna mu sünnipäeva pärast. 10 võib-olla on vähe. Oh my god. Pane 0 lõppu. 100 korda. Endiselt või? Ei, nüüd minu poolt on fine, aga... Bella, nüüd on fine. Nagu sikud. Normaalne. Aga Bella töökaaslane saatis mulle, või noh, vist andis sulle kingituseks või? Ta tõi mulle, aga selle ideega, et Joone saaks mulle teha. Jah, nii et lihtsalt see on nii raske, ma ei võta ühe käega tõsta. Tada! Ta on munita. Muinita. Üks priske ilus suvikõrvits. Ma tahtsin öelda baklažaan, aga see ei ole baklažaan, see on suvikõrvits. Nagu vaadake, kui priske, see on nagu, ma ei saa 2 käegagi normaalselt. Ja Maria ütles veel, et ta tõi väikse. Teine veel suurem. Väikse usukord. Teine valik oli 5-kilone. See on siuke 2,5. Oh my god, reis mul on raske. Ütles, et kui see otsa saab, et ta toob uue. 5-kilose või? Halleluja, sukurat. See on ikka korralik. Aga Joone hakkab siia meile sellest tegema. Jah, ma hakkan siia tegema sellest nii-öelda. Ma olin Joonele nagu, mul on üllatus sulle täna ja siis tõmbasin käekotist välja. Palun. Ma ei osanud seda oodata nii-öelda nagu see on noh. Pirakas. Ma ei oska oodata täiesti, et keegi käekotist tõmblab kuradi fucking peaaegu baklažaani välja, noh. 2,5 kilose. Jah. Nii et, oh yeah. What? Miskit veel või? Ma ei tea, vist ei olegi nagu väga midagi, noh. Vist küll mitte. Okay. No igatahes lähme siis teema juurde, mis meil täna on, mis meil on siis? Palun. Naiste asjad. Naiste asjad, mis on naiste asjad? Rasedus. Mida keegi, kuidas mõtleb? Rasedus, päevad, naiste probleemid. Pole kindlalt midagi öelda, taha meile öelda või? Mida? Kindlalt midagi öelda, taha meile või? Õust armastusest jääb tänapäeval rasedaks või? Tead, mina arvan, et kõik on võimalik. No oleks see võinud nii siis, noh. Noh, norm. Ui, jah. Hea meelega. Ei tea, aga jah, põhimõtteliselt naiste asjad, et ongi nagu Bella ütles siin rasedus, kindlasti üks teema, siis päevad, mis on, ma arvan, meil kõigil oma lugu selles suhtes. Siis nii palju ma tahan öelda, üritage välja mõelda, on tal praegu peas mingi piinlik lugu päevadega, mis teil tekkinud on. Siis rasestumisvastased vahendid. Minul on siis ainult see lugu, mida rääkida nii-öelda. Ja siis, mis veel? Üldse on mingid mured ja värki-särki, mida me saame rääkida teile siis. Kuigi nagu ma üleüldiselt nagu rohkem ei räägi, mis sinna naiste asjade alla käib, noh ja meikimine bla ja no ma ei tea, tänapäeval osad mehed ka meigivad. jah, nii et nagu ma ei teagi. Tänapäeval osad mehed saavad lapsi ka juba. Jah, saavad küll, võib-olla. Tegelikult ma ei tea, kas saavad või? Minust saab küll vist. Ma ei tea, appi ma loodan, me lolliks ennast ei tee see. Ma ei öelnud midagi. Vot, aga ma ei tea, võtame siis esimese kirja. Nii, see on minu jaoks väga üllatav kiri, ma ei oleks osanud oodata süükest asja, ma ei teadnud seda. Hei tüdrukud, väga äge, et selle teema üles võtsite. Mõtlesin lisada oma osad mõtted, mis võivad olla päris ebapopulaarsed. Väga ootan, et kuulda, kuidas nendest arvate. Saab mu näed soodja korra või? Nii kaua, kuni ma räägin. Aitäh sulle. Rasedus on alati olnud minu jaoks hell teema, kuna juba pisikesest plikast saati olen teadnud, et mina rasedaks ei jää. See on minu jaoks kõige õudsem asi, mida loodus üldse naistele peale on surunud. 9 pikka kuud rasedust ja õõvastav sünnitamise protsess.
ärge minust valesti aru saage, ma olen igati toetav rasedate inimeste suhtes ja nende suhetes, kes soovivad tulevikus lapsi saada. Mina ise ei soovi seda lihtsalt mitte kunagi kogeda. Ära tüütavad ka minu vanemad ja sugulased, kes ütlevad, et ma mõtlen tulevikus kindlasti ümber. Kahjuks õnneks ei näe, et mul see soov kunagi tekiks. Ja olgem ausad, ma tunnen kergendust, et ei ole kunagi olnud vajadust iseennast sellel teemal panna ümber mõtlema. Teine teema on veel lapsed. Mulle meeldivad lapsed, aga kuna me kõik teame, kuidas geneetika toimib, siis isegi kui plaanin surrogaadi palgata, et bioloogilist last saada, siis ma kardan, et minu vead kanduvad talle edasi. Mul on ärevus ja depressioon, mul on peres bipolaarsus ja on sugulasi, kes on endalt selliste probleemide tõttu elu võtnud. Kuidas ma peaksin suutma elada teadmisega, et ma annan enda kõige hinnalisemale inimesele, kelleks oleks minu laps, edasi enda haigused. Ma ei sooviks elu sees, et keegi peaks minu pärast piinlema, seega kõige loogilisem variant on lihtsalt lapsi mitte saada. Loomulikult on väga palju nii füüsiliselt kui ka mentaalselt haigeid inimesi, kes on otsustanud lapsed saada, aga kui ma aus olen, siis mina pole näinud mitte ühtegi tervet last, kes sellistes peredes üles kasvaks, ükskõik kui palju need vanemad ka ei pingutaks. Tervet last, kes sellistes peredes üles kasvab. Siin teile ka küsimus. Te olete oma mentaalsetest haigustest rääkinud, seega kas teie peate mõistlikuks oma geene edasi kanda? Loodetavasti ma kedagi selle teemaga ei haavanud. Eks kõik inimesed otsustavad ise, kuidas oma elu elavad. Olge tublid. Ossa poiss. Ma ei osanud jah. Aitäh sulle, ma näed, sul mõndaks taga. Väga. Mõnus suva oli. Oli jah. Jätkame. Ei oleks osanud oodata, et siuke kiri tuleb või nagu, et nagu me teame seda inimest. Ma ei ole, temast ma seda nagu kohati ei osanud oodata. Aga ma ei pane seda ka pahaks, see on arusaadav ja ütleme ausalt, see on hirm, kui sinu haigused ja asjad lähevad edasi sinu lastele, sest nad on sinu kõige hinnalisem varandus. Mingi fucking kärbes ajab meil närv, mingi kuradi õunaädika kärbes, mis asi see on? Ma tean, mul oli ka vehkis ennem siin ees. Ja nad ajab meil närv. Igatahes see on nagu loogiline, et see hirm on sul, aga kahju, et see hirm on sul nii suur, et sa võib-olla nagu ei taha üldse lapsi saada või nagu, et sa takistad endal nagu, sa kindlasti takista elu elamast või nagu endal last elu elada, aga jah, ikkagi on alati tore tegelikult, kui sul on ikkagi järglased. Ta võtab selle nagu rõõmu ära saada emaks tegelikult. Ja samas, kui see tema jaoks ei olegi nii oluline võib-olla, siis why not? Ja ma saan aru, et see küsimus kindlasti ajab sind närvi, kui paljud su sugulased ja pered kõik küsivad ja ütlevad, et sa kindlasti mõtled ümber. See ajab närvi. Aga ega nad seda ilmselt kunagi paha ka ei taha, ma arvan. Selles suhtes, et ma kohati nagu saan aru, vaata, et see bipolaarsus on päris õudne asi ikkagi. Et nii palju, kui ma olen ka kuulnud, siis kes mul on nagu olnud tuttavad, kellel on bipolaarsus peres olnud, siis see on ikka päris õudne. Et jah, tavaliselt seal peredes terved inimesed ei kasva üles. No mina ei tea väga palju bipolaarsuses nagu või sellest, mis see nagu teeb endaga või nagu ma vist saan aru, et seal on nagu kaks erinevat mina põhimõtteliselt vist. Nii-öelda on nagu eufooria ja on siis nagu see madalpunkt nii-öelda. Aga jah, selle kohta ma ei oska praegu niimoodi rääkida. Aga jah, ma kohati saan aru, et see hirm on ja kindlasti on väga paljudel naistel väga suur hirm sünnitamise ees. Ja see, et sa kannad kedagi 9 kuud ja kui palju asju võib juhtuda selles vahemikus. Või hirm, et sa kaotad oma lapse veel võib-olla mingi oma murede tõttu või oma haiguste tõttu, aga ikkagi endiselt selle tõttu ei pea jätma sama elu elamata või nagu kartma seda nii väga. Et tegelikult on ka võimalik, et asjad kanduvad üle põlve või siis ei tule üldse. Ka minu emal on haigus, minu teada minul ei ole seda. Võt, et jah, selles suhtes või et nagu mu vanaemal oli südamerike või midagi, mille tõttu ta 45-aastaselt ära suri.
ja meil on üldse nagu peres nagu naisliini pidi hästi varakult surevad ära naised, et isapoolne isa-ema siis nii-öelda, tema suri 45-aastaselt, ema suri 54-aastaselt. Nüüd minu ema praegu on 57, aga noh, tal tundub hästi olevat. Ma loodan midagi ei juhtu, aga nagu näha, siis nagu suht madal on see eluiga ikkagi selles suhtes. Ikka väga noor. Nüüd ma mõtlen, et kas mul võib ka mingi südamerike tekkida või noh, ma ei tea niimoodi, aga see ei tähenda, et mu ema oleks võinud siis mitte ka lapsi saada, aga ikka sai vaata, noh. Ja samas sa ei saa selles hirmus nagu elada, sest et siis see hirm saab reaalsuseks. Aga nagu me kindlasti ei laida sind maha või ei ütle, et sa oled halb sellepärast, kindlasti mitte. See on sinu enda otsus lõppude lõpuks, kas sa saad lapse või mitte, lihtsalt on kahju, et sulle endale ei tule järglassi, sest sa oled väga tore inimene ja tegelikult ükskõik, mis su probleemid on. Noh, ma tahaks lihtsalt loota, et depressioon ja ärevus on asi, mida tegelikult on võimalik käsitleda nii-öelda või nagu, kui sa õpid nagu elama sellega, siis on sul tegelikult olemas tööriistad, mis aitavad sellega elada. Ja kindlasti sa saad kunagi seda oma lapsele edasi anda, kui tal peaks see tekkima. Noh, minu emal on ka ärevushäire, noh, ma sain ka ärevushäire, aga noh, ma nüüd ei tunne, et ma süüdistaks selles oma ema või et miks sa mind sünnitas, pigem vastupidi, ma olen ülitänulik, et ta seda tegi. Ja sa oskad just pigem nagu talle nõu anda ja teda aidata selles olukorras, sest sa mõistad teda paremini, kuna sa tead, mis asi see on. Et ongi raske mõista, kui sa tegelikult ei ole sellega ise kokku puutunud. Ja nagu ma lihtsalt mõtlen, et mäletan, mis ma ütlen. Hea mõte oli. Error. Lasta jääda, ju siis on nii oluline mõte. Ja ma arvan, et lase lihtsalt elul minna. Läheb nii nagu läheb, võib-olla sa saad lapse ikkagi, lõpuks ikkagi elu ikkagi otsustab nii. Tuleb ootamatult see laps, ei oskagi arvata, et tuleb. Ei olegi selleks valmis. Et lase lihtsalt kulgeda ja kui ei saagi, siis ei saagi ja kui saad, siis saad, noh. Et ju siis oli vaja või ei olnud vaja. Selles suhtes, et elu teeb nii, nagu kõige mõistlikum oleks. Ja selles suhtes, et ära nagu karda elada selle tõttu, no ei saa last, siis ei saa. Vaat üks asi on ka see, et kas ta ise otsustab mitte last saada või vaata mõned naised ei saagi last, et see kurb. Kui suur on nende soov tegelikult last saada ja nad ei saa seda. Ma tean, et kuskil, no paljud on rääkinud, et nad kadestavad neid mingi 16-aastasi, kes nagu kogemata jäävad rasedaks, siis on inimesed, kes nagu proovivad aastaid ja aastaid ja siis nad jäävad rasedaks. Tegelikult oleme ausalt nagu naisele iseloomulikuks on see ikkagi, et ta on siin selleks, et aidata ilmale järgmine inimene nii-öelda või nagu, et tema nagu loomulik omadus või see kuidagi käib temaga kaasnes on nagu lapse sünnitamine. Ja kui sa seda teha ei saa, siis olema ausalt, sa tegelikult ikkagi tunned ennast ju naisena tegelikult päris läbi kukkununa. Või nagu, et sa ei saagi mitte kunagi ema olla, mis on tegelikult mega kurb, et on inimesed, et elu võtab ära osad inimestelt selle võimaluse. Ma ei kujuta, et ma ei saaks ema olla kunagi. Siis ma tean, et ma mingi hetk ma ei tahtnud last saada, aga ma lihtsalt olin ise nii nagu noor. See oli mingi põhikooli lõpp ja 10 algus, aga siis nagu ma sain vanemaks ja siis ma sain aru, et ma tahan lapsi ja ma tahan nagu olla ema ja värki. Ma ei tea, ma tahaks nii väga last. No ma ikka tahaks ka last selles suhtes, et Lepid on nii nunnud. Ja mõtle, kui ta on nagu minu moodi. Oh, issanda õudust. Mida hekki? Veel üks temasugune või? Oi, piniseb. Ma peaks lapse saama, siis Junne palvetab, et on isa moodi. Ma arvan ka. Ta on nagu mingi, palun ole normaalne. See on siuke füürel, et anna olla nagu. Mida asja, ära valeta inimestele. Kas ma valetan, Lotta? Viisakas. Ärge valetage. Nad jubedad valetavad, neil on nagu õudne komme valetada. Kui praegu nagu, ma loodan kaamerast on ka näha seda suitsupilve, mis siit nagu tuleb. Tajavad udu. Nad ajavad niimoodi udu praegu. Ei. Ajavad küll. Faktid. Ei, teie faktid on valed. Ma mõtle, kui pere saab mitu last vaata.
mõtle, mind on 3 näiteks. no ütleks, et suht perses oleks olukord siis selles suhtes, et päris õudne. Mina arvan, et elu oleks kohe ilusam. Maailm oleks kohe lillelisem. Ja siis ta on ise see ema nendele lastele ja siis ta saab, issand, kas ma tõesti olin nii õudne või? ja siis tuleb meile kurtma oma muret, nagu tüdrukud saate aru või? On nagu, jaa. Ta tegi niimoodi või? Wow, täpselt oma emasse. Polekski harjunud, et ta nii teeb. Mina ei tee niimoodi. Kuradi laps, raudselt on isasse. Siis sa oled nagu, oled kuulnud väljendid, et käbi kukk ennast kogule või? Nad ole üldse toetavad sõbrannad. Nad ei taha mind üldse mitut. Mis aga miks? No nii tore ju. Jube kaua mõtles praegu. Vaatas otsa ühtepidi ja teistpidi. Ei, on ikka tore, aga vahest on räigelt tüütu ka nagu. Aga me kõik oleme. Veel on mingi vastik omadus, see, et kui mina olen pahane ja ta keeras sita kokku, siis ta hakkab minuga ülbitsema. Nagu mida korrati, see peaks olema madalam kui muru ja siis ta laseb seda niimoodi. Siis pärast tuleb, sorry. No, sest et kui keegi on nagu vihane, siis mul on automaatselt, ma lähen nagu põlema. Ja siis siin oli üks tüli meil, kus tüdrukud said pasaga hakkama ja siis ma olin pahane nende peale ja siis Bella tõstis ka minu peale häält ja siis pärast tuli, et ma tegelikult olin Lotta peale pahane, aga noh, ma pidin sinu peale. Ma mingi, mida? Ja aga oligi Lotta ees mind enne nii närvi, et ma olin nagu maru vihane sees. Ja siis, kui Jonne tuli ka veel oma asjaga, siis ma olin nagu mingi, et mis teil viga on? Mõlemad ajate mind nii närvi praegu. Nagu, et miks üks alustab ja siis tuleb teine ka veel nagu. Miks ei või olla siis, et üks on normaalne ja teine ei ole, no? Ei, mõlemad tahavad midagi must, ma olen midagi valesti teinud ja siis ma olingi nii vihane. No, kurat küll. Ja, elu raske. Ja, isegi mäletan, mis pärast vihane olin, aga vihane olin, ma mäletan seda. No ja siis, lähme siis järgmise kirja juurde. Aga jah, seal, nii palju ma ütlen ka, et tegelikult naiste võib-olla üks suurimaid hirme ongi võib-olla see lapse saamine. Nagu kohati hästi suur unistus, aga kohati väga suur hirm, sest minul on küll konkreetne hirm sünnitamise ees. No sa oled seda nagu lähedalt ka näinud. Ja mina olin ju töötasin hooldajana sünnitustoas, nii et ma nägin, kuidas see oli ja nagu see oli päris hull. Nagu mu esimene reaktsioon on unustage, mina küll titta ei saa nagu. Neist tuli meelega rääkima, et kuidas ikkagi asjad on, et ei ole nii ilusti nagu filmides. Ei, kindlasti mitte, kohe kindlasti mitte. No ma rääkisin täna Mariaga ka. Maria on siis mu töökaaslane, endine töökaaslane. Ma rääkisin temaga ka ja siis ta ütles ka, et tema ei taha rohkem lapsi saada. Ta oli isegi esimest sünnitanud veel. Ta ei taha rohkem lapsi saada. Miks? Ta ütles, et see on õudne, nagu tal oli ju see, et ta esimesed mingi 2 kuud ju ainult oksendas. Iga päev oksendas, tal oli kogu aeg 24/7, ta oli nagu Bella, ma lähen nüüd kettima. Ma olen nagu aitäh informatsiooni eest. Ta teab juba ka, kelle ta saab? Septembri lõpus saab teada. Aga tema ütles, et kohe, et tema ei taha rohkem lapsi saada. Siis ta sünnitab see esimese lapse ära ja siis on see beebi mullis. Jaa, vaata see beebi, see asi tekib ja siis sul on nagu... Ja saad uuesti rasalad nagu, et jälle siin. Jälle siin. Ja nii ei pruugi minna. Ma tean, miks soovitatakse sünnitada on sellepärast, et kellel on väga julmad päevavalud, siis päevavalud kaovad ära, kui sa oled esimese lapse ära sünnitanud. Nii et jah. Aga lihtsalt minu jaoks tundub, et kuidas see laps üldse saab sealt välja tulla, see asi nii tihke sealt alt, et nagu näpp ei mahu ka sisse hästi. Ja siis tuleb mingi nagu... Pea nagu... 3 kilo või? Ma ei tea palju mingi siuke asi tuleb sealt alt välja nagu kuidas. No kuidas nagu, reaalselt see on konkreetselt nagu muna, mis tuleb sealt kanas sealt august välja. Aid, et see ei tule munana. Ja see tuleb mul pea, mingi laps tuleb nagu mingi 4 kuradi... käed ja jalad on tal küljes ja siis hakkab mingi häält tegema ja mingi rääkima tulevikus ja siis ma ei tea, mida tegema, kuradi Teslas ehitama ja ma ei tea, mida persat. Ja siis sa mõtled, et sa oled ta välja oma vitust pressinud. Very well. See on detailne kirjutus. Aitäh sulle. No õudne ikka, noh. Mõtleme, vanemad vaatavad meid ja siis mõtlevad, issand jumal küll. Ma pressisin ta oma selle välja sealt või? Õudne. Miks ma küll seda tegin? Oleks ikka võinud mitte teha. Oleks võinud ikka tagasi lükata sisse. Mine ära tule.
mine ära. See on nagu see mingi, ma ei tea, kas te olete näinud, ma olen äkki saatnud teile, kus Johnny Depp teeb seda Jack Sparrow't ja siis seal mingi krobid tulevad talle lähedale ja siis ta teeb jah. ja sellega on meem tehtud, et kui mehed sulle klubis külge jääb. Aga lähme siis järgmise kirja juurde. Hei, mul on teile üks aus ülestunnistus. Minu päevad tulevad alati nagu ootamatu torm. Kõik tundub korras ja siis pamm. Kõht valutab, nagu keegi püüaks seest trummi mängida. Mõnikord olen naljaga öelnud sõpradele, et võiks ju töölt päevade puhkust võtta. Kujutage ette, kui mõnus oleks ametlikult kalendrisse kirjutada. Täna ma ei saa, mul on sõda alakõhus. Näiteks. Minu ellujäämiskombinatsioon on soojakott pluss Netflix pluss šokolaad. Kui kõik see korraga ei aita, siis tuleb mängu valuvaigisti. Aga olen kuulnud, et mõned naised vannuvad jooga või hingamisharjutuste peal. Mina ausalt öeldes kukun vist mati peal pikali enne, kui asendisse jõuaksin. Kuidas teil on? Kas keegi on leidnud mõne salarelvast nipi, mida peaks kõik naised teadma? Luban, et kui see töötab, hakkan seda igavesti edasi rääkima. Tervitus kõigile vapratele, kes iga kuu samas lahingus on. Ma tänan. Täname. Jah, võtan tagasi nüüd. Et vabandage väga, mis mu sülg ei sobi teile või? Ei, asi on süljes, see peopesa kleepub juba nagu. Petsus käies pesid käed ära ikka või? Ma pesin käed ära. Sa pesid selle nätsu ära enne, kui sa selle mulle käe peale pissid või? Ega mu suu must ei ole. No su suu jah ei ole, aga näts on ju magus asi, see kleepub. No ja seda küll, see on jumala pohhu, aga nagu tähtsad su käed oled puutud. Ma pistan selle uuesti suhu tagasi endale. Ja kui see nagu... Ta mõtleb seda peale alles nüüd. Jah. Pesin küll. Ma tänan teda. Ega vist alati ei lase, mulle tundub. Oleks ma teadnud, ma poleks pesnud. Minu perse. Aga ja räägime nüüd päevadest, see on üks tore pikk jutuajamine, sellepärast, et me oleme kõik käinud siuks sõja läbi nende päevadega. Sul on nagu eriti hästi vedanud, kui sa nagu päriselt saad ainult soojakoti, Netflixi ja šokolaadiga hakkama. Jah. Mul on kuumakott, valuvaigistid umbes 1000 ja kiirabi, tavaline laks. Nii et nagu jah. See on tõesti väga hästi, kui sul nii läheb, aga sellega ma küll nõustun, et tegelikult mingi aeg räägiti vist ka uudistes sellest, et kui naistel on päevavalud, siis nad saavad nii-öelda võtta haiguslehe või midagi siukest räägiti, aga see vist ei jõustunud, mis on tegelikult mega kurb, sest tegelikult võiks, sest oleme ausad, me ei ole süüdi naistena selles, et meil need on nagu päriselt, lihtsalt karistatakse selle eest, et meil on päevad, siis me ei saa isegi minna nagu koju puhkamist, olema ausalt, kõige paremini aitab see, kui sa saad pikali olla, ongi soojakott, valuvaigistid, magada. Nagu see on tegelikult ikka jõhker ja mõnedel ongi väga leebed need ja tegelikult nagu kõik on fine ja saadki tööl käia. Aga nagu mul on täpselt samamoodi, nagu mul on päevad, siis mul on ikka nagu päevad, mul on nagu valus, vastik olla. Tänu sellele see mõjutab mu tööd, sest et ma rohkem torisen, mul on tujud, ehk siis nagu kui ma saakski selle vahemikus lihtsalt kodus telekais vedeleda, olla konksus asendis, siis ma arvan, ma ei toriseks nii palju ja ma ei rikuks oma töökeskkonda sellega ka nagu ära. Tegelikult nagu see päevade värk on ikkagi väga-väga raske osadele naistele, et ma saan aru, mõni isegi pruugi aru saada sellest, mina näiteks olen saanud nii palju müli seda kiirabitöötajate käest. Ma ju kutsun sind selleks, et sa mind aitaks. Ma tõesti saan aru, et need on päevavalud ja võib-olla see on teie jaoks täiesti mõttetu kutse, aga ma ei saa enam üksinda enda valuvaigistitega hakkama. Konkreetselt ma oksendan need välja, sest mu magu on juba nagu ärritunud. Ja siis need ei toimigi ja siis mul on vaja, et mulle tehakse nii-öelda see nagu süst, mis on veits tugevam võib-olla. Ja siis nad põhimõtteliselt müllisevad su näod ja saa, miks sa kutsusid meid selle pärast, et see ei ole õige kutse ja meil kõigil on päevad ega ei saa nii hull nüüd ka asi olla, et saa hakkama ja mida kuradid nagu. Või siis nad ütlevad, vaata, et võtta enne valuvaigist, et kui sul hakkavad nagu päevad või valutama kõht. Ega see ei aita tegelikult mitte midagi. Ja kui nad tulevad mul ootamatult, no kus ma tean enne võtta seda valuvaigist, et
need nagu ja need on naised ka veel, kes on öelnud seda. jah, see on kõigi järelikult ma tahaks selle peale öelda, et aga järelikult sina ei ole valusaid päevasi kogenud, kui sa sihukest lauset ütled. mitte üks inimene, kes päriselt teab, mida tähendab nagu valusad päevad või nagu kohati ütleme nagu surmavad päevad põhimõtteliselt, ei ütleks sulle never, et võta ennast kokku, et see ei saa nii hull olla. et ela üle see lihtsalt. Ela üle. No mida kuradit? Nagu ma ütlen, et see päevade värk on ikkagi rõve nuhtlus ja siis on nagu mega kurb ka nendest inimestest, kes lapsi ei saa, nad on nagu päevasi kannatanud võib-olla selle jaoks, et nagu kunagi lapsed saada. Sest mul käis ka kunagi väga tihti mõte peast läbi, et mul oli lihtsalt nii valusad päevad või noh, päevavalud olid nii julmad, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt lasen teha nagu selle, et mul on nagu lõikame juhad läbi nii-öelda või need nagu või emaka võtame mida iganes, mis tähendab peaks. Et ma lihtsalt ei saagi lapsi, aga ma ei pea päevavalusi kannatama, aga siis ma olin nagu okei, on, aga mõtle, sa tahad kunagi lapsi saada, siis ikkagi kannatad ära nagu. Nii et jah, aga mina läksin lõpuks ikkagi lihtsalt günekoloogi juurde ja ütlesingi, et mina enam ei suuda, et minul tavavaluvaigistud ei toimi, mina ei viitsi enam kiirabidega võidelda, mul ikka oli niimoodi, et ma kutsusin peaaegu iga kuu endale kiirabi ja see ei tähenda, et ma ennevalt ei olnud valuvaigistuid said, ma olin väga palju valuvaigistuid said, kuuma kott kõhu peal, selja peal, argi vahel, igal pool. Mul aitas muidu siuke asend veits nagu, et sa oled niimoodi nagu arkis ja siis sa paned sooja pudeli endale argi vahele natukene, see aitab ka natuke nagu leevendada ja siis paned selja alla ka. Et see aitas mul veits, aga nagu vähe ikkagi. Ja lõpuks ma läksingi günekoloogi, ütles mulle midagi ei aita enam, palun tee midagi. Ma veits kahtlustasin ka endometrioosi, see on väga julm haigus noorele naisele või naistele üldse selles suhtes, et need valud on ikka julmad, mida inimesed kogevad ja et seda üldse teada saada, sa põhimõtteliselt peab minema üldse tegema operatsiooni selleks, et saada aru, nad saaks teada, kas sul on või mitte. Et jah, et see on ikkagi väga julm haigus. Aga lõpuks ma läksingi günekoloogi, minust ma lasin nagu mingil määral ikkagi midagi sa saad kontrollida endometrioosi osas, kas sul võiks olla või mitte. Aga noh, see ei ole nagu 100% kindel, see ei anna kinnitus sulle, kas sul on või mitte. Aga noh, nii nad ütlesid, mul ei ole hetkel, neile nad arvavad, aga ikkagi nad soovitasid mulle siis rasestumisvastaseid vahendeid, et jah, mu päevavalud on läinud vaiksemaks tänu nendele, aga nendega tuleb ka väga palju miinuseid juurde. Et ei ole see, et valud kaovad ära, alguses jah, mul kadusid valud ära, aga nad tulevad ikka nagu ajapikku tagasi ja nad on ikka valusad. Aga oleneb päevadest, mõnikord on nagu okeid ja mõnikord on väga valusad. Õnneks ma nüüd kiirabi küll ei ole kordagi kutsunud enam peale seda. Sest ma mäletan üks kord, mis mul on nagu nii äredalt silma ees. Su vanemad vist läksid reisile. Jumal tänatud, et me olime sinu juurde kolinud selleks ajaks. Ja see oligi vist 10. mingi see koolipäeva hommik. Ja siis nagu ma kuulen, et keegi nagu, sa vist nutsid vetsus. Ja ma lihtsalt karjusin, ma konkreetselt röökisin vetsus, sest mul oli nii valus. Ma lihtsalt nutsin, röökisin, ma olin nagu palun aidake mind, ma vist karjusingi appi või midagi siukest, vaata. Hommikul, ma ei tea, kell oli 6 või mis iganes kell oli, aina. Ma ei mäleta, kas Lotta mingi tissid paljad jooksis mu juurde või kas sul oli särk selles või mitte, aga see pole oluline. Jah, see tuleb, mis asja, mis siin toimub, oota, mis ma tegema, mis sul on, kas sul on päevavalud jälle? Bella tuleb ka natuke mingi 15 minutit hiljem. Kui mitte 20. Ma kuulsin, et keegi unes karjus. Ma ärkasin sellepärast, et ma kuulsin, et keegi röökis mul unes. Mida te siin teete? Mul on juba kiirabile helistatud. Ai, Anna, sul on valus. Oi, see olidki sina, oligi see põhimõtteliselt siuke niimoodi. Aga ma arvasingi, et keegi unes nagu röökis. Karjub lihtsalt. On juba kõrvad jooksid sita vette. Kurat, ma ei saa aru, miks see vait ei jäändagi. Ma ei nagu naisbella. Teine sureb kõrvad jooksid juba sita vette, mida süra keegi karjub. Ärkasime üles, et no kurat, küll paim, ma lähen vetsu, siis vaata, kui mul lasta magada ka unes. Tulen. Sa karjud või? Jah, no sa olid sina appis või? Ja see oli päris hea. Ja selles mõttes minu arust meie Eesti arstid kiirabitöötajad ei ole alati kõige meeldivamad. Kahjuks minu arust meil ei ole väga nendega vedanud. Ma ei räägi, ma ei üldista, ma ei räägi nagu kõigist, aga pigem on mul ikkagi väga ebameeldiv kogemus emotöötajatega, kiirabitöötajatega. Ma tean, et see töö on raske, ma usun. Olen ise ka haigla valdkonnas töötanud.
aga see, et sa oled ebameeldiv, ei tee mitte kuidagi paremaks selle patsiendi olukorda. Endiselt ma ütlen veel ühe korra, ärge tehke tööd, mis teile ei meeldi. see on aus. Et jah, selles suhtes see pigem on ikkagi olnud väga negatiivne kogemus. Aga jah, mina siis läksin siukse rasestumisvastase vahendi peale nagu Nexplanon. See on siis implantaat, mis paigatatakse sulle siia käe sisse, seda on tunda, väga rõve, siuke pulgalaadne pisike pulk, mis sul on käe sees. See paigaldatakse siis 3 aastaks ja see siis tagab selle, et sa ei jää rasedaks ja aitab päevavalude vastu. Ma kohe räägin nendest miinustest ja plussidest, aga ennem kui ma läksin sinna, siis ma lootsin üldse alguses saada mingit tugevamat valuvaigistid lihtsalt, sest ma olen kuulnud, et nendel rasestumisvastastel vahenditel on nii palju miinuseid ja ma väga ei tahtnud. Aga ma ei saa neid valuvaigisteid ja siis ta ikkagi ütles, proovime rasestumisvastast vahendit. Siis ta ütles mulle kõigepealt, aga mine pillide peale. Mina ütlesin kohe, pillide peale ma ei lähe, sest mulle ei meeldi pillid. Esiteks ma olen räige udu ja ma unustan need ära ja lõpuks see teeb mulle rohkem kahju kui head, ütleme niimoodi, või aitab mind. Ja ma teadsin, et pillidega kuidagi vaimne tervis pidi veel rohkem lappama minema kui nende teiste hormonaalsete asjadega või rasestumisvastaste vahenditega. Et pillid ikkagi mõjuvad sulle otse vereringesse ja mõjutavad tegelikult su mentaalset tervist. Minu teada, nii palju kui ma olen teistelt inimestelt seda kuulnud, siis jah. Siis ta soovitas mulle ka plaastrit. Ma ütlesin, plaastrit ma ka ei taha, mulle ei meeldi, kui mul kuskil riide alt see välja paistab ja minu jaoks ei ole ilus ja ma ei taha. Rõve läheb ka mustaks siukseks, nädal aega kannad ühte plaastri. No ma ei taha tõesti. Ja ma hakkan seda props nokkima, nii et pigem mitte. Ja siis ta pakkus mulle spiraali. Ma ütlesin, et ma võib-olla, ma veits kartsin selle paigaldamist, aga siis me veits rääkisime sellest ja siis ta ütles mulle, et aga ma ütlesin talle, et mul on nagu valulik seksimine. Siis ta ütles, et ta ei soovita mulle ikkagi spiraali, et siis ära pane, et spiraali ta ei soovitagi panna, kui on valulik seksimine või nagu vahekord on valus. Et see pidi veel valusamaks tegema. Ja siis me lõpuks jõudsimegi Nexplanoni juurde. Ta on küllaltki uus asi selles suhtes, et ta on nagu vähe nagu, ei ole nii palju nagu uuringuid ja asju, aga ma ikkagi otsustasin selle kasuks. Ja algus oli okei. Ei näinud väga ruttu, ma ütlen aasta oli väga okei sellega, väga rahul, ei olnud päevavalus ja väga Nexplanoni kõige suurem miinus, mida inimesed räägivad, on tavaliselt see, et hakkab väga rohkesti määrima lihtsalt nagu igapäevaselt määrib. Minul seda alguses küll ei olnud, ma ei ütleks, et seda ka praegu oleks. Pigem on lihtsalt päevade periood on siuke, võib pikemalt kesta lihtsalt. Aga jah, algus oli nagu kõik tipp-top, ma ei võtnud kaalus juurde, ma pigem just võitsin võib-olla alla rohkem. Võib-olla veits läks halvemaks korraks. Ma tean, et võt selja peal olev nahk läks mul väga halvaks. Õlad ja selg, need oli mul kohutavalt palju punne täis. Võt see juhtus küll väga kiiresti. Et seda ma nagu mäletan. Mis veel? Vaimne tervis oli ka okei. Mida ma hakkasin märkama võib-olla oli see, et mu juuksed hakkasid hõredamaks minema. Ja see on üks Nexplanoni, väga paljudel juhtub see, et kui nad kasutavad Nexplanoni, siis juuksed lähevad hõredamaks. Aga siis läks aasta mööda ja hakkas juhtuma see, et mu päevavalud hakkasid tagasi tulema ja hakkasid tekkima nagu, vahepeal kestsid päevad 2 nädalat. Ja siis läks paar päeva mööda ja need tulid uuesti. Lõpuks oli nagu nii tüütu juba, et ma olin nagu, et kuulge lõpetage ära, vaata, ma ei viitsi niimoodi. Ürita seksuaalelu elada niimoodi, päris raske tegelikult. Aga siis see kadus ära mingi aeg, läks nagu jälle normaalsemaks, valud ikka olid, aga leebemad kui muidu mul ilma rasestumisvastase vahendite. Aga siis ma hakkasin tunnetama probleeme vaimses tervises. Nagu mu vaimne tervis läks väga kehvaks. Ja ilmselt ikkagi on sellel oma mõju. Nii palju, kui ma olen guugeldanud, TikTokist videoid vaatan, siis Nexplanon ikkagi tekitab, kuna ta on ikkagi hormonaalne või selles mõttes ta mõjub sul nagu hormoonidele nii-öelda. Kõik need, mis pannakse sulle siia nagu emakasse, need ei lähe sul vereringesse. Nagu selles suhtes, et need läbi vereringe ei jookse sulle kuradi ajusse, aju nii-öelda või selles suhtes ei mõjuta seda niimoodi. Aga need kõik, mis on siin nagu ongi pillid, Nexplanon, need kõik on ju vereringes nii-öelda
ja mõjutavad siis su vaimset tervist, isegi kui gümnakoloogid seda ütlevad, et sa ei tee seda, siis mina seda isiklikult ei usu selles suhtes. Ma olin ennem tegelikult küllaltki terve laps nagu mõistuse osas või nagu vaimse tervise osas. mõistuselt oli täiesti okei inimene isegi. Et ei olnud nagu probleeme otseselt nagu mingi, ma ei tea, kuidas ma ütlen, ei olnud nagu depressiooni ärevust niimoodi, aga sellega mul ikkagi lõpuks see tekkis. Ja väga paljud räägivad Nexplanoni osas seda, et elavad justkui siukses raskes sügavikus või siuke nagu raske kogu aeg on olla. Sa ei tunne rõõmu enam väga, kogu aeg on siuke kesine tunne, ebameeldiv, nagu mingis augus elad kogu aeg. Et paljud ütlevad, et kui nad Nexplani ära võtsid, siis läks elu palju kergemaks järsku. Nagu nii palju rõõmsamaks, meeldivamaks. Mina ei ole endiselt Nexplani ära võtnud. Ma mõtlesin sellele, ma käisin uuesti konsultatsioonis, aga siis mu gynekoloog suudis meid ümber rääkida ja ma ikka ei võtnud seda ära. Nii et jah, ma ei ole siiamaani ära võtnud, aga mul saab juba suvel nagunii, nüüd järgmine suvi saab täis tegelikult 3 aastat, et siis ma pean nagunii seda minema vahetama või siis ära, üldse nagu laskma ära võtta ja siis kas panen uue või mitte, ilmselt ei pane uut. Et vaatame, mida, mis ma edasi plaanin, mis rasestumisvastased vahendid ma tahan kasutada, aga ma lihtsalt, minu jaoks on kõige suurem hirm nende puhul on see, et kaalutõus, ma päriselt ei taha minna paksuks ja fakt on see, et ükskõik palju sa ka ei pingutaks nagu söömise või trennidega, ikkagi sa ei saa nende vastu. See kaal tuleb väga kergelt sulle. Et seda ma kardan ja ka vaimse tervise osas ma kardan. Nii et pigem kui ma mõtlen, siis ikkagi kas mingi spiraali või mingi, ma ei tea, mille peale. Pille ja plaastrit ja Nexplanoni ma arvan, ma üritan edaspidi vältida. Et käin seal aja lõpuni, aga eks ma annan teada, kuidas on pärast, kui ma olen selle ära lasknud võtta. Nii et aga ütleme nii, et üldse see naiste maailma puhul on see nagu nii tüütu või siuke raske, et nagu mõttetu stress või kuidagi nagu kõigil on need nii erinevad ka nagu selles suhtes, et ongi nagu see periood on erinev, valud on erinevad. Mõni ütleb, et mul on 4 päeva ja ülivähe tuleb verd. Ja ei ole valusad. Ja Bella näiteks. Mul on valusad. Aga sul alguses ei olnud ju. Kui sa rääkisid... Olid küll. Mul on alati valusad päevad olnud. Miks ma mäletan periood, kus sa ütlesid ka, et sul olid, et sul ei ole üldse, ma tähega kadestan sind. Mul on hästi lühikesed alati olnud, aga mul on valusad olnud alati. Ja mul on see, et mul hakkab 2 nädalat ennem hakkavad valud pihta, siis mul tulevad siis päevad, eks ju, 2 nädalat hiljem, siis mul on päevad 4 päeva, esimesed 2 päeva on niimoodi, et ma suren valudesse ja 3., 4. päev on siis niimoodi, et ei ole väga midagi enam. Ma mõtlesin, ma teen piiriili ruttu, kui sa räägid. Mõistlik, jah. Ja, et nagu ma räägin see päevade, kui palju nagu päevad erinevad tegelikult naistel on nagu müstiline, et nagu miks mõnel päevad olema need valusad ja mõnel mitte nagu. Kannatame kõik siis koos. Et mingi eit ei saaks tulla ja öelda mulle, et kannata ära. Mul küll valusad ei ole. No mida nagu? Või siis ei ole üldse valusad. Miks peab valusad üldse olema? Nagu ongi, see on nagu minust nimelik nagu mingi, kaua sul on tavalised päevad on? Minul on siuke 8 päeva umbes ja suht vererohked. Nii kaua sul on? 6, 5. Mul on 4 päeva. Mul on esimesed 2 päeva on vererohked ja väga valusad. 2 päeva on väga verevaesed. No siis on rõve olla, aga okei olla, aga ongi, mul hakkavad 2 nädalat ennem hakkavad valud. Mul on nädal aega niisama kõht valutab, päevavalud on, sa tunned ära päevavalu ja kõhuvalu erinevuse. Ehk siis mul on nagu 2 nädalat ennem lihtsalt sitt olla. Nädal aega jutti. Seega. Tüütu ju. Närvi ajab nagu üldse kõik need päevad ja rasestumisvastased vahendid ja see on nagu nii raske või nagu siuke miks ma pean nendega üldse tegelema nagu niigi see lapse sünnitamine on valus, miks ma pean veel terve elu päevasi kannatama põhimõtteliselt ja siis kui päevad saad läbi, siis tuleb kliimaks
või see menopaus nii-öelda, mis on samamoodi väga hull nagu, see peab olema nagu. probleem otsa. ei no konkreetselt, lihtsalt nagu kogu aeg on pidev probleem. Ja see ongi see, et ma mõtlen seda rasestumisvastast vahendit nii-öelda või noh, kasuta, ma ei tea, pille, mida iganes ja siis võtan kaalus juurde, nagu ma tahaks seda juurde võtta ju. Nagu sa oleks süüdi, et sul on need päevad ja siis inimesed tulevad, et kas sa oled beebijoote? ja kus sa oled juurde võtnud? Nagu ja türa võtsin juurde, sinu asi on. aga noh, jah, mis teha, vaata, elu on selline. Et ei saa lihtsalt liiga kerge olla, vaata, muidu hakkab igav nagu. jah. See lisab täiega särtsu juurde ellu. 9 kuud tassi last, eks ju, siis sünnita, siis kasvata, ennem kannata terve aja valusid, eks ju. Oi, muidugi ja siis saa järgmine laps ja uuesti 9 kuud ja uuesti sünnita ja uuesti kasvata ja nagu mida muffinit, noh. Õudne. Oli võinud mehed sünnitada ja lapsi saada. Nii, ma võtan ühe kirja. Tere, armas podcast. Tahtsin jagada oma kogemust rasestumisvastaste vahenditega, sest see on minu jaoks olnud päris pikk ja segane teekond. Kui mul esimest korda pillid välja kirjutati, tundsin end täiskasvanuna, nagu teeksin midagi õiget ja vastutustundlikku. Algus oli kõik hästi, aga mõne kuu pärast hakkasin tundma, et mu tuju kõigub üles-alla nagu Ameerika mägedel. Mul olid hetked, kus ma ei tundnud iseend ära, pisarad voolisid ilma põhjusteta ja ma olin pidevalt väsinud. Näed, konkreetselt. Sa ei ole isegi süüdi, sa ärritud ülilampide asjade peale ja siis inimesed on nagu, mis sul viga on, ma kuradi vaimuiga oled või? Olengi, noh. See tekitas minus palju segadust ja isegi süütunnet. Oota, hoian näed sööda. Nii. Võtsid teisega nüüd. See tekitas minus palju segadust ja isegi süütunnet. Kas ma teen midagi valesti? Kas see on hind, mida pean maksma, et kaitsta end raseduse eest? Lõpuks otsustasin pillid ära jätta ja proovida midagi muud. Nüüd kasutan hoopis spiraali ja kuigi see paigaldamise hetk oli hirmutav, tunnen end palju vabamalt ja rahulikumalt. Ma tean, et igale naisele sobib midagi erinevat ja see teekond võib olla keeruline, aga ma tahtsin öelda, et kui keegi tunneb end pillide või muude vahenditega halvasti, siis see ei tähenda, et sinuga oleks midagi viga. Mõnikord on vaja katsetada ja otsida seda, mis just sinu kehaga töötab. Jah. Ja. Palun tee ennast. Et no, jah. Vähemalt ta siis leidis selle õige asja enda jaoks. No ongi see vist ongi suht nagu katsetamise asi. No. Ongi, ega kõik ei võta ju juurde pillidega. Ja no jah, või no üldse rasestumisvastaste vahenditega ei võta. Mina ei võtnud ka Nexplanoniga alguses juurde, nüüd ma olen võtnud, aga ma ei tea, kas Nexplanoni pärast lihtsalt juurde võtnud. Toit on maitsma hakanud. sa ei söö üldse nagu. Ma tegelikult ei söö, ma söön päevas korra ainult. Just ka ta ei söö üldse nagu. Ma tegelikult ei tea, millest ma juurde olen võtnud. Ma tean, et ma olen juurde võtnud, aga millest ma ei tea, kas mu antidepressantidest või ma ei tea, millest nagu. Või kõik need asjad nagu koos. Võib-olla. Vahepeal ma ütlesin küll, millest ma arvan, et ma olen võtnud juurde. Ei mäleta, mis see oli. Midagi ma ütlesin. Igatahes ja ma olen juurde võtnud rohkem, kui ma oleksin tahtnud siin juurde võtta. Selles mõttes ma ei kaalu nüüd mega palju, ma kaalun mingi 57-58 kilo ja ma olen 166 sentimeetrit pikk. No see ei ole selles mõttes hull, aga ma tean, et ma olen peenem olnud. Mul on nüüd Pepu juurde tulnud nagu. Tere. See ongi see, et kuhugi nagu tuleb see nagu positiivne asi ja siis teisest poolt nagu negatiivne. Nagu jah. Noh, Pepu on tore, värki-särki ilus, mulle meeldib, aga tahaks nagu kõhtu väiksemaks ja käevarsi tahaks nagu peenemaks, aga noh. Mul on käevaarad küll päris paksuks läinud. Oleks see siis muskel, vaata, aga see ei ole muskel. Ma ei tea, see on pekk. Klaas. Mis tal on üldse käsi kõva nagu? Kõva. Ei, aga ta on nagu lotelda. Ei ole, sulle on kõvem.
kindel, mulle tundub küll, et Lotta käsi on kõvem. mul on sinu kätt valus pigistada lausa. No see on see muskel, vaata. Spetsialist Pigista nüüd Lottaga. Hoia. ei no ikka joon näol on tugev. No nii. Mäkerani käed. Oh, what the hell, mul on muskel! Kuti! no just, ma räägin. ongi lihast kasvatud. jah. ei noh, jah. ja meil podcasti õnne tuleb selle naise peksema maikaga. teen ju. ja ei aitab küll, ei taha. nojah, noh. aga no jah. ütleme nii, et see on paras keerdkäik on need naiste probleemid selles suhtes, et ma arvan, mitte ükski mees ei sooviks nendes olla. ja ma saan aru, et meestel on kaitsevägi bla-bla-bla-bla-bla. aga nagu... see on aastatega nii leboks läinud ju. jah. üks siiski terve aastat ei adusti ikkagi on. see, mis räägivad nad seal, mingi vanemad räägivad meil, mida nad pidid kunagi tegema, siis no kuule, see on sul köki-möki, mida nad täna teevad nagu. Et noh, kuule, see ei ole ka nüüd midagi ja see on ka korra käid seal ära on tehtud köki-möki. noh, me peame terve elu neid asju kannatama. ma kindlasti usun, et see on ebameeldiv. me ei kahtlegi selles ja ma tunnen teile kaasa. aga nagu... üks on nagu lühike periood, teine on nagu terve elu. siin on natuke nagu selle koha pealt erinevus. tänapäeval mehed ei suuda ise kondoome ka enam osta, paluvad naistel osta. Kas te teate ka, kui kallid on nagu hügieenisidemed mehed? Nagu, kas te teate, kui kallid need on või? Ja see on nagu iga kuu. Iga kuu ostame neid asju. Sellest võib vaeseks jääda. Konkreetselt. Nagu see, kui sa näed poes, et see on soodukaga, nagu pakk me jookseme nagu rallid selle peale. Nagu niimoodi riiulitele krabad kaasa karpide viisi, sest et nagu see on jõhker, kui palju neid läheb, kui kallid need on. Ja kui sul ongi nagu mingi kuu lõpus tuleb ja sa vaatad rahakotti, see on tühis, sa oled nagu lahe. Aga kas te helistate pigem kanda tampoone või sidemeid? Ma olen ka Teate, mida ma tegin või? ma õpetasin neid tampoone kandma ja teate, mis ma veel tegin? Paigaldasin Bellale ise tampooni, sest ta ei saanud hakkama sellega, sest ta kartis. No, see ikka õude värk, jah. Ja ma võtsin Bellalt põhimõtteliselt süütuse tampooniga. Ja. Ma ei ole süüta. Nägi tegelikult sellest on mul juba meeles. Aga jah, selles suhtes küll jah. Aga ei, tampoonid on väga mugavad asjad nüüd. Ma just vaatasin, keegi kirjutas mulle, et üks meie suur jälgija, et päevad lähevad naisele maksma ligi 16 000 eurot. Nagu terve elu jooksul või? Vist jah? 16 000. Võt, nüüd hakkas küll valus. Nagu väga valus ja siis mehed paluvad, saad sa kondoomi osta või? Ei saa. Ei saa. Ei osta raisk. Saame lapse. Sina kasvatad. Sina maksad. Fuck you. Ise ei tahtnud osta paki kondoomi. Kes nüüd plekib? Ma loen selle kirjaga ette siin, mis ta saatis meile. Ei, mul lugu seoses päevadega. Oli kutseka lõpuklassis kehalise tund. Olin enne juba võtnud valuvaigisti sisse ja lõpuks läks nii hulluks valu, et ei suutnud olla olid külmavärinad ja ajab iiveldama. Käisin naistearstil, rääkisin, see näts ikkagi häirib, ma ei saa lugeda nätsuga. Rääkisin loo ära, sealt vaatus, et see on normaalne asi. Mis asja, ma ei saa aru sinna, ma ikkagi. Käisin naistearstil, rääkisin loo ära ja sealt tuli vastus, et see on normaalne asi ja võta siis valuvaigistit ja noospaad korraga lepi sellega ja kui sünnitad ühe lapse ära, siis läheb kõik korda ja pole enam krampe ja iiveldamisi. Noh, tegelikult ei ole ju tore seda kuulda nagu arstilt, kellelt sa lähed ja abi saama. Sünnita ära ühe korra, ma olen mingi 14, okei, davai. Siis pead tootama. Ja ikka. Nii, kes tahab mul lapse taha teha? Kurat, mul oleks miks silma, noh. Et nagu selles suhtes ei ole tore saada sellist vastust ja ma tean isegi seda, et ülipaljud arstid on, võta valuvaigist lihtsalt rohkem ja võta noospaad, see aitab lõdvestada. See ei teinud mul mitte midagi. See tegi mul ainult selle, et ma võtsin seda natuke liiga palju ja ma oksendasin terve päev noospaad ja see oli nii valus. Konkreetselt kõige rõvedam asi üldse. Ja ma jään pimedaks. Norm. Et nagu tegelikult ma räägin, meie see arstisüsteem siin maailmas ei ole kõige parem või meditsiiniline nagu abi.
justkui ma tahaks öelda. saad sa oma nätsu korra nüüd tagasi Ikka on. Ei tea. Selles suhtes. Vajad sa pausi? väike esmaabi. Te võite edasi rääkida. Et jah, selles suhtes, noh, jah, mis ma oskan öelda? Ja ei tea. Ütleks, et ei ole kõige lihtsam see naiste elu või nagu... Mida te naerate? Teeb väga panda välja. Ei, sul ei ole üldse panda. ei, kas su silm on nagu punane? Nad on lihtsalt punased. jah. No jah, punad, nad on, mul läks make silma. Nii. I'm back, bitches. Vot. Igatahes jah, sucks to be us. Ja siis mehed mõtlevad, et noh, me nii tujukad oleme ja siis tahame, ma ei tea, 100 asja isutab ja ma ei tea, mida veel, noh. Proovige lihtsalt mõista, see on kõik, mida me palume tegelikult. ja kui on raske, siis lihtsalt oled kõrval ja Jah, kui ma ütlen, ma tahan jäätist, siis see raisk läheb poodi jäätise järgi. Jah. Me ei vaidle, kui mul päevad on. Jah, me ei hakka isegi mitte mingit tujutsemist või mingit vaidlust isegi Ei. pidama. Sa peaksid, nagu sa kuuled, mul on päevad, sa peaks juba poes olema. ei, lähed lihtsalt külmkapi juurde, võtad jäätise, näed, ma mõtlesin juba Ette, jah. Mitte see, et noh, ma ei taha, toon valuväistit sulle. Ei taha! Peaks valmis olema kõik juba kopi peal, see siin seisab nagu kuradi kelner sul voodi ees. Kallis, jäätis palun. see kell ka, vaata. Jah. Taha seda mulle. Kuigi ma arvan, minu arust kui mul päevad nagu see esimene päev, siis ma ei taha mitte midagi, ma tahan valuväikisteid süüa ja lihtsalt ära surra. Mul pole ka isu seda, aga mul on nagu kohe peale päevasid on mul rõvedad isud. no mul on enne ja siis samal ajal ja siis Pärast, jah. peale seda ja siis hakkab uuesti see ring pihta. Ehk siis 24/7 isud. Norm. Nojah, no. Mis veel naiste probleeme või mida me võiks rääkida? Eks neid on palju, aga nagu... Kõik on probleem. Jah, aga noh, põhimõtteliselt need päevad ja rasestumisvastased vahendid. ma tean, nagu inimesed või noh, mehed ei saa sellest probleemist aru, kus su kapis on riided täis, aga siis sa nagu... Ei leia mitte midagi selga, et me tead igal poole hiljaks. Jah. Proovige lihtsalt mõista, see ei ole nii raske tegelikkuses. Ma saan aru, et teil see stiilitunnetus läkkab, aga nagu läkib, aga nagu mul ei läki, eks. Lase mul valida neid riideid, eks. Ja kui mul ei ole neid, siis neid ei ole. Me läheme poodi uute järgi. Mis siis, et kapp kinni ei maa, aga see ei ole tähtis. Mina ei maksa, sest et mina ei ole süüdi, et mul ei ole riideid ka. Midagi selga panna. Aga su mees on kindlasti süüdi selles, et su riideid kapis ei ole. Ma saan aru, miks ma vallaline olen. Ma saan ka nüüd aru. Aga ma ei saa aru, miks sa vallaline olen. Ma arvan, ma olen natuke liiga nõudlik lihtsalt. Jah, aus. Oot. Aga ma ei tea, tõmbame otsad kokku tänaseks ja me kindlasti teeme, ma arvan, part 2 naiste asjadest või nagu naiste probleemidest ja bla. Aga siis me sidume sinna juurde midagi muud ka. Et neid on kindlasti veel palju siin, et me võime rääkida siin meikimisest, aga siis ma pigem räägin sellest, mida ma soovitaks ja mida mitte. Nii et jah, vot. Aga jah, ma tahan nüüd saurmas sööma minna, nii et palun lõpetame. Nii et jah, igatahes aitäh teile ja... Aitäh teile ja jätame palun Mihkli püsti. Mihkel on meil lill muidu, by the way. Jah, Mihkel. Need igatahes jälgige meid siis ja andke palun tagasisidet ka, please. Jah. Ja vot, igatahes ilusat õhtu jätku teile siis. Teile, ma ei tea, mille teie vaatate seda, igatahes olge tublid. Teeme nii. Näeme varsti. Tšau. Tšau. I'm in the bitches all night. Mis asi see nüüd oli? Ta hakkas lendama. See on must silm süganeb, nagu ma ei saa aru, mis toimub.